Käib kiireloomuline inimjaht väidetava mõrvari tabamiseks. Pole selge, millises osariigis ta on, mis nime ta kasutab või millist maskeeringut ta kannab. On möödunud kuu aega sellest, kui Florida isa leiti madalast hauast jõhkralt mõrvatuna. 5 inimest, kes väidetavalt aitasid kuritegu varjata, on nüüd trellide taga. Kuid politsei sõnul on naine, keda nad peavad tegelikuks tapjaks, endiselt jooksus, vältides õiguskaitseorganeid manipuleerimisvõtete ja mitmete väidetavate maskeeringute abil. Tema, ma usun, lähtudes tema loost, manipuleerib taas või esitab loo, et temast on saanud ohver ja ta põgeneb sisuliselt perevägivalla juhtumi ees. Meiega on liitunud šerifi büroo liige, kes on selle otsingu keskmes ja annab meile iga uue üksikasja, kui inimjaht jätkub üle osariigi piiride. Me uurime seda juhtumit Law and Crime'i esitlusel. Mina olen Chris Stewart. Selles loos on palju, millest rääkida. Olen kindel, et olete pealkirju näinud ja see on selline olukord, kuhu keegi ei taha sattuda. Eriti oma kogukonnas, kus väidetav tapja on vabaduses ja keegi ei tea, kus ta on või kus ta nädalate jooksul viibinud on. Selle Lou Over on isa ja ausalt öeldes on tema surm jahmatav. Kui üldse midagi head selles loos on, siis see, et 5 väidetavat kaasosalist on nüüd trellide taga. Aga väidetava tapja kohta ei tea me endiselt, kus ta on. Ta võib olla Floridas, ta võib olla Georgias, võib olla Alabamas ja ta võib kasutada maskeeringuid ja erinevaid nimesid, et varjata end. Nii suure ulatusega tagaotsimise ajal on raske end 100% turvaliselt tunda, teades, et väidetav mõrvar võib olla sinu naabruskonnas. See kõlab dramaatiliselt, aga see on tõsi. Kas ta peidab end? Kas ta kandab maskeeringut? Kas ta palub tee ääres küüti? Keegi ei tea. See lugu tuleb nüüd Waltoni maakonnast Floridas ja selle šerifi büroo liige tuleb kohe siia, et rääkida selle juhtumi viimastest arengutest. Aga enne kui ma talle sõna annan, tahan ma mõned lüngad täita ja selgitada, kuidas me siia jõudsime. Tõenäoliselt olete seda lugu juba pealkirjades näinud. Sellest on viimase nädala jooksul saanud üleriigiline uudis. Aga ma tahan rääkida kõigist üksikasjadest, mis meil olemas on. Meil on selle juhtumi kohtutoimikud. Meil on palju erinevaid üksikasju, millest te võib-olla pole seni kuulnud ja ma tahan need teie jaoks lahti seletada. Nii et selle loo alustamiseks läheme tagasi selle aasta 24. mai juurde. Just siis sai Florida Niceville'i politseijaoskond teate kadunud isikust, 43-aastasest Jason Colhartist. Tol hetkel teda nähti viimati lahkumas College Condominiumsi korterikompleksist East College Boulevardil, mis asub Niceville'is, Floridas. Siis liigume kuu aega edasi, 25. juunile. Ametnikud küsitlesid tunnistajat, kes oli juba vahi all Ocaloosa maakonna vanglas Floridas vastutasuks kokkulepitud süüdistusleppe eest. Ja see tunnistaja, Waltoni maakonna šerifi büroo vandetunnistuses, nimetamata tunnistaja ütleb, et on 38-aastase Isabel Rose Johnsoni poissõber. Ja see nimi on selle tagaotsimise keskmes. Nüüd see tunnistaja väidetavalt ütleb politseile, ma loen teile siit, tsitaat. Olles Georgias umbes 2. juunil 2026 sai Isabel Rose Johnson kõne oma toakaaslaselt Bobby Wagstaff, kes viibis Freeportis, Floridas. Wagstaff helistas, et öelda Isabel Rose Johnsonile, et koer oli välja kaevanud surnukeha, mille kohta saime hiljem teada, et see on Jason Colharti keha ja ta pidi tagasi minema, et see ära koristada. Isabel Rose Johnson lasi oma sõbral Brianil end peale võtta ja too sõidutas ta tagasi oma elukohta, mis asub Sunset Lane'i ääres Freeportis, Floridas. Brian viis ta oma valge F-150 kastiautoga koju ja tagasi Georgiasse. Nii et selle vandetunnistuses oleva raporti põhjal eeldatakse, et Jason Colhart tapeti ajavahemikus, mil teda viimati nähti 24. mail ja 2. juunil, kui Johnsoni toakaaslane helistas ja teatas Colharti surnukeha seisundist. Väidetavalt. Nüüd, siin on, mida vandetunnistus väidab juhtunu kohta, kui Johnson naasis oma poissõbra elukohta Georgiasse. Tsitaat. Kui Isabel Rose Johnson naasis, et liituda oma poissõbraga, kes oli jäänud Georgiasse, tal oli kaasas pesukorv väga haisvate riietega. Poissõber märkas paari siniseid teksaseid ja paari musti nailonist aluspükse. Poissõber teatas, et Isabel Rose Johnson ütles talle, et tappis ohvri, pannes talle kaela ümber kaablisideme. Seejärel mattis ta ohvri hoovi ja võis seda kohta musta Cadillaki sedaaniga varjata. Isabel Rose Johnson ütles oma poissõbrale tagasi tulles, et kattis surnukeha tsemendiga, et koer seda uuesti üles ei kaevaks. Poissõber ütles, et haud võib olla septiku juures. Nagu Isabel Rose Johnson talle ütles, parandas ta septiku ära. Ma mõtlen, see on õudne. Lihtsalt kuulates, kuidas Johnson väidetavalt kirjeldab Colharti mõrva. See on juba iseenesest jõhker.
mõelda vaid sellele matmisele ja peal olnud tsemendile, ütleb ta. Nüüd on ilmne, et ta väidetavalt teeb kõik endast oleneva, et seda kõike saladuses hoida. Ja see viib meid selle loo järgmiste oluliste küsimusteni. Kus see mõrv tegelikult aset leidis ja mis oli Johnsoni väidetav motiiv tappa 43-aastane isa? Siin on see, mida tema poissõber politseile vande all antud avalduses ütleb. Tsitaat. Poissõber jätkas ja ütles detektiivile, et Isabel Rose Johnson tappis ohvri elamu haagise osas, kuna elamu on osaliselt haagis ja osaliselt puitkarkassiga ehitis. Isabel Rose Johnson ütles oma poissõbrale, et tappis ohvri, kuna viimane sundis teda enda eest kuritegusid toime panema. Ja et ohver oli vägivaldne. Kuna ta soovis suhtest rohkemat, kui naine oli valmis andma. Selles samas vandetunnistuses on ka tunnistaja ütlus mehelt nimega James W. Teal, kes on väidetavalt veel üks Johnsoni toakaaslane ja keda küsitleti samal päeval, 25. juunil, ja alguses ta kõhkles õiguskaitseorganitega rääkimast, kartes kättemaksu. Aga kuula seda lauset vandetunnistuses. Dokumendi kohaselt ütles ta politseile, et tal on lõppstaadiumis vähidiagnoos ja ütles sõna-sõnalt, kurat, sellega ma suren niikuinii varsti ära. Wow. Nüüd selles intervjuu. Väidetavalt ütleb Teal selles intervjuus, et Johnson rääkis talle ühe Jersey nimelise mehe mõrvast ja et ta tappis selle mehe, pannes talle kaela ümber kaablisideme. Ta jagas ka üksikasju. Väidetavalt rääkis Johnson talle, mis tegelikult juhtus. Tsitaat. Teal teavitas uurija Gunni, et ta teadis, et Isabel vabanes ühest poisist, kuna ta oli, tsitaat, ärritav ja tüütu tema jaoks. Teal ütles uurija Gunnile veel, et poiss ähvardas ka sekkuda Isabeli laste hooldusõigusesse. Teal ütles uurija Gunnile, et ta ei usu, et Bobby Wagstaff teadis, miks ta seda auku kaevas, aga Bobby aitas Isabelil auku kaevata. Nüüd peame siia midagi lisama. Te kuulsite nime Bobby paar korda. Niisiis, Johnsoni teine toakaaslane, tema nimi on Bobby Wagstaff. Talle esitati süüdistus kuriteo toimepanija abistamises pärast kuritegu. See on teise astme kuritegu, kuna väidetavalt aitas ta Johnsonil kaevata auku, kuhu Cole Harti surnukeha väidetavalt peideti. Ja me räägime sellest juhtumist väidetavate kaasosaliste kohta veelgi ning neid on praeguseks mitu. Ja korrakaitsjad ütlesid meile, et neid võib veelgi olla. Kuid praeguseks on detektiividel juba üsna šokeerivaid üksikasju, mille põhjal tegutseda. Ja samal päeval, 25. juunil, nad sunduvad Freeportis Sunset Lane'i lähedal asuvasse elukohta, mida jagab Johnson, Wagstaff ja Teal, et proovida leida inimjäänuste tõendeid. Nüüd, politsei sõnul, siin on see, mida nad kinnistul avastasid. Tsitaat. Elukoha ja maa-ala läbiotsimise käigus leiti hauast surnud isiku surnukeha. See haud oli kaetud betooniga, mis tundus olevat osaliselt värske betoon ja selle peal oli pargitud must Cadillac. Hauaplats asus otse kõrval asuva kuuri kõrval. Betooni eemaldamisel leiti betooni alt elusat rohtu. Kehakaelas oli suur valge kaabliside. Elukohast leiti sarnase välimusega kaablisidemeid koos paari teksapükstega, millel näis olevat verd, krediitkaartidega nimega Jason Coldheart ja umbes 6,2 grammi ainet, mis kiirtesti tulemusel osutus metamfetamiiniks. Vandeavalduse kohaselt Johnsoni toakaaslane Bobby Wagstaff oli sel ajal kodus. Läbi viidi läbiotsimismäärus ja ta tunnistas politseile, et tundis nii Johnsonit kui ka ohvrit Jason Coldharti. Ja ta nõustus ka sellega, et Johnson tuli umbes 2. juunil Georgias tagasi elukohta, kuid väidab, et see polnud selleks, et aidata Coldharti keha uuesti matta, vaid hoopis selleks, et aidata katuseleket parandada. Tuletame meelde, et õiguskaitseorganid ütlevad, et neil on kahevahelised tekstisõnumid olemas. Pidaks seda meeles, kui seda lugu kuulete. Väidetavalt tunnistas Wagstaff ka politseile, et Johnson kaevas tõepoolest tagaaeda augu, aga väidab, et see oli selleks, et süvendada lõkkeaset, mis asus hauast mõne meetri kaugusel. Ja ta ei aidanud teda väidetavalt kaevamisel mitte kuidagi. Kuigi Wagstaff tunnistas õiguskaitseorganitele, et ta tarvitas metat selles elukohas. Nagu me varem mainisime, arreteeriti Bobby Wagstaff selles juhtumis väidetava kaasosalisena, täpsemalt raske kuriteo kaasosaluse süüdistusega, samuti uimasti omamise eest. Ta peab uuesti kohtusse ilmuma süüdistusele vastamise istungile 18. augustil. Aga ma tahan, et sa seda meeles peaksid. Selles loos on veel 4 kaasosalist, täpsemalt 2 erinevat paari. Nii et vastavalt Waltoni maakonna šerifibüroo eraldi vandetunnistusele Isabel Johnsoni vahistamiseks anti välja vahistamismäärus, mis allkirjastati järgmisel päeval 26. juunil.
nii et näete, et see on kestnud selleks ajaks juba nädalaid. Seega uuris politsei, kellega ta oleks võinud selle juhtumiga seotud ajavahemikus kokku puutuda. Näed see teada, et Martin ja Sandra Leverton andsid Johnsonile küüdi samal päeval, 26. juunil, oma elukohta Fort Walton Beachil, Floridas. Politsei läks paari elukohta. Nad tegid läbiotsimismääruse alusel läbiotsimise, kuid Johnsonit ei leitud kusagilt. Siis liigume edasi 1. juulisse, mil nad külastavad elukohta Santa Rosa Beachil, Floridas. See kõik toimub samas piirkonnas Florida loode osas pärast seda, kui nad saavad vihje Johnsoni asukoha kohta. See kodu kuulus mehele nimega Michael White ja naisele nimega Kathleen Morris. Need elanikud tunnistasid politseile, et Johnson oli seal koos Martin Levertoniga. Ja just siis hakkab politsei siin seoseid looma. Paludes Martin ja Sandra Levertonil tulla politseijaoskonda vestlusele. Vande all antud avalduse kohaselt tunnistas Martin Leverton, et ta andis Johnsonile korduvalt küüti nii enne kui ka pärast seda, kui politsei nende kodu külastas. Sealhulgas 7. ja 8. juunil, kui Johnson arreteeriti ja vabastati Georgias ja see oli mitte seotud süüdistuse alusel. 25. juunil, kui paar tõi Johnsoni oma elukohta 26. juunil, kui nad külastasid Michael White'i ja Kathleen Morrise kodu, et raha laenata ja samal päeval Legacy on the Bay Quarter-Tess, Destinies, Floridas. Vande all antud avalduse kohaselt sai Martin Leverton teada Johnsoni väidetavast Jason Coldharti tapmisest oma naise kaudu ja seejärel astub ta samme, et võtta ühendust oma sõbraga, et korraldada Johnsonile turvaline peatuspaik väljaspool Floridat. Kuid politsei sõnul, kui nad üritasid korterikompleksist lahkuda, nad nägid tunnusmärkidega patrullautot ja Johnson peitis oma 2 seljakotti põõsastesse ning põgenes üle maantee. Martin Leverton tunnistas siis, et ta andis Johnsoni seljakotid talle tagasi pärast teadasaamist. Lõpuks jõudis ta Michael White'i ja Kathleen Morrise elukohta ja viis ta ka maakonna maantee lähedal asuvasse kohta, mis hiljem selgus olevat kinnistu, mis kuulus Michael White'ile. Nii et nüüd Sandra Levertoni politsei küsitlusel. Ta tunnistas, et maksis Johnsoni kautsjoni Georgia vanglast umbes sel ajal, kui nad väidetavalt läksid talle tema tädi majja järele tema enda palvel. See oli taas umbes 7. või 8. juuni paiku. Sandra ütles, et nad viisid Johnsoni tagasi tema elukohta Sunset Lane'i lähedal Freeportis, kus leiti Coldharti säilmed. Nüüd liigume edasi 25. juuni juurde ja Sandra kinnitas väidetavalt, et ta võttis Johnsoni oma elukohas peale ja viis ta paari koju, kokkuleppega, et mõne päeva pärast peatub ta mujal. Korterikompleks, mida Martin mainis. Ja selleks hetkeks teadis Sandra väidetavalt Johnsoni poolt Coldharti tapmisest. Sandra tunnistas politseile, et kui nad külastasid elukohta ja küsisid, kus Johnson on, ta valetas ja ütles, et ei tea. Pärast seda, kui politsei lahkus, ütles Sandra, et ta läks korterikompleksi, kus Johnson peatus, et talle teada anda, et politsei otsib teda. Hiljem ütles Sandra, et tema abikaasa ja Johnson jätkasid tema põgenemise planeerimist. Sandra ütles, et nad andsid Johnsonile isegi telefoni, et ta saaks nendega ühendust pidada. Lõpuks jõudis Johnson väidetavalt 27. juunil Michael White'i ja Kathleen Morrise elukohta, võttes Uberi ühest tätoveerimissalongist ja sealt viidi Sandra väitel ta teisele kinnistule, mis kuulus tõenäoliselt Michael White'ile. Nüüd, veel üks huvitav detail, mis tuli välja vandetunnistusest, olid sõnumid Sandra telefonist, mille politsei taastas. Tsitaat. 2026. aasta maist on sõnum, kus Harley, üks Isabel Johnsoni hüüdnimedest, saadab ekraanipilte sõnumitest enda ja Jersey vahel, mis on selle loo ohvri Jason Coldharti nimi, Sandra. Nüüd, sõnumite sisu tõttu ütleb Sandra Johnsonile, et ta näeb koletist ja mainib eseme kasutamist, nagu kasutati mõrvas. Sandra väitis, et see oli nali ja Johnson ütles talle, et ta lõpetaks enne, kui asi liiga kaugele läheb. Nii et see tekitab küsimuse, kui palju Sandra Leverton tegelikult teadis enne, kui see mõrv väidetavalt toime pandi. Nüüd, sõltumata sellest, politsei sõnul oli neil piisavalt alust, et arreteerida nii Sandra kui ka Martin Leverton teise astme kuriteosüüdistuse alusel kurjategija abistamises pärast teo toimepanemist. Sandra ja Martin Leverton peavad tagasi kohtusse ilmuma 18. augustil, et osaleda süüdistusele vastamise istungil. Nüüd, viimase 2 puhul, vähemalt praegusel hetkel, kui me seda salvestame, teadaolevad väidetavad kaasosalised on Michael White ja Kathleen Morris.
ja nagu mainitud, nad mängisid samuti politsei sõnul rolli Johnsoni õiguskaitseorganite eest põgenemises. Eraldi vandetunnistuse kohaselt läks politsei baari elukohta 30. juunil pärast seda, kui saadi teada, et Johnson sõitis sinna Uberiga tätoveerimissalongist. Michael White väidetavalt ütles politseile, et ta ei tunne Johnsonit ega ta polevat ka elukohas viibinud. Kathleen Morris ütles samuti politseile, et ta ei tunne Johnsonit, kuid kui politseinik üritas Morrisile Johnsoni fotot näidata, keeldus ta sellele vaatamast ja kõndis minema. Nüüd, hoolimata sellest, politsei ütles, et nad otsisid kodu läbi, kuid ei suutnud Johnsonit leida. 1. juulil politsei naasis elukohta teiseks ülekuulamiseks ja nii White kui ka Morris otsustasid väidetavalt olla ausamad. Nad väidetavalt tunnistasid õiguskaitseorganitele, et Johnson oli koos Martin Levertoniga 25. juunil nende elukohas käinud ning samuti oli Johnson nende elukohas ka 26. ja 27. juunil. Morris ütles politseile, et tema sõnul tehti telefonikõnesid ja White käskis tal Johnson kinnistult ära ajada. Väidetavalt viis ta siis Johnsoni White'ile kuuluvale kinnistule, mis asub umbes 11 miili kaugusel North County Highway 395 ääres ja andis talle võtmed. Nüüd Morrise sõnul oli kinnistul olemas vesi, konditsioneer ja täidetud külmkapp. Kõik, mida tal oleks vaja varjumiseks, eks. Morris ütles politseile, et ta läks järgmisel päeval, 29. juunil tagasi, et vaadata, kuidas Johnsonil läheb ja talle öelda, et ta peab kinnistult lahkuma. Johnson väidetavalt ütles Morrisele, et ta tegeleb sellega. Nii et järgmisel päeval, 30. juunil, Morris naaseb sellele kinnistule ja Johnson näib olevat lahkunud koos oma 2 seljakotiga. Morris ja White'i puhul tuli digitaalseid tõendeid välja ka nende politsei ülekuulamisel. Nüüd, siin on see, mida nad leidsid Morrise telefonist, sealhulgas tekstisõnumite vahetused 2 paari vahel. Alustame siis 27. juunist. Siin on Kathleen Morris ja see on saadetud Martin Levertonile. Tsitaat: miks on Harley? See on üks Johnsoni varjunimedest meie diivanil. 27. juuni Kathleen Morrisilt Martin Levertonile. Veelgi olulisem on see, millal sa tuled talle järele. Ta jätkab, tsiteerin: mis kurat toimub, Michael? Miks jättis Marti oma noore naissõbra siia ja millal ta tuleb talle järele? Siis Martin Leverton Kathleen Morrisile, tsiteerin: ma olen kohe sinna teel. Ja siis Kathleen Morrisilt Martin Levertonile. Rääkisime. Kas ma saan kuidagi aidata? Aitaan. Ära unusta seljakotte, palun. Ja me oleme rääkinud nendest seljavottidest ja kui oluline tõend see võib olla. See on endiselt 27. juuni Martin Levertonilt Kathleen Morrisile. Tsitaat: vabandust, ma selgitan varsti. Okei, me saame varsti vestelda. Ja asjad on korraldatud. Siis Kathleen Morris Martin Levertonile uuesti. See on kell 11:42 hommikul. Too mulle midagi palun, mida politsei hiljem teada sai ja väidab, et see oli metamfetamiin. Nüüd on kell 17:34. Sa oled üks roppus, et sa midagi ei jätnud. Haha, pean 4. staadiumi sõbra kohta küsima. Nii et see jätkub 27. juunil Martin Leverton Kathleen Morrisile. Tsiteerin: mu sõber Georgiast ei saa seekord aidata, millest politsei sai teada, et see oli Martini vend. Siis Kathleen Morris jälle Martin Levertonile: olgu. Üks hetk, 27. juuni. Martin Leverton, Kathleen Morrisile. Okei, ma pean tulema Martit ära tooma. Siis Kathleen Morris jälle Martin Levertonile: kas sa oled Harlega rääkinud? 28. juuni. Martin Levertonilt Kathleen Morrisile. Järgmisel päeval, 29. juunil, ütleb Kathleen: kas sa helistaksid mulle, palun? Siis järgmisel päeval Michael White Kathleen Morrisile: helista mulle enne, kui tagasi lähed. Mul on mõned asjad, millest rääkida, et saaksin sulle öelda, mida ma rääkisin politseinikele, kes koju tulid. Ja juba sellest väidetavast kinnimätsimisest on näha, kui koormavad need tekstisõnumid nende väidetavate kaasosaliste jaoks on. Kathleen Morris, Michael White'le. See, mida ma nendele politseinikele ütlesin, on puhas jumala tõde. Mul ei ole sõpru ja mul ei ole perekonda ja see pole lihtsalt masendav. See on hale. Kui sa ütled neile, et ma ei tee midagi, siis see ainult kinnitab seda. Haha. Aeg on sellega lõpetada, kas sa ei arva? Nii et lähtudes Michael White'i ja Kathleen Morrise väidetavast seotusest, neile mõlemale esitati süüdistus teise astme kuriteona käsitletavas kuriteojärgses kaasaaitamises ning mõlemad peavad ilmuma kohtusse süüdistusele vastamise istungile 18. augustil. Nii et nüüd politsei andmetel oli viimane teadaolev kord, kui Isabel Johnsonit nähti vähemalt tema väidetavate kaasosaliste poolt 29. juunil, kui ta lahkus Michael White'i kinnistult. Aga nende andmete põhjal, mis meil juba olemas on Floridas mitu elukohta, mis on temaga seotud. Ja lisaks vähemalt üks elukoht Georgias,
kus elas tema väidetav poissõber. Waltoni maakonna šerifibüroo ütleb, et tal on samuti seoseid mitmete piirkondadega Alabamas ja Põhja-Alabamas. Ja on ka mõjuv põhjus, miks ta on väidetavalt märkamatuks jäänud. Sealhulgas see, et ta kasutab väidetavalt mitmeid erinevaid nimesid. Seal Holgas Harley, nagu te nägite sõnumites. Teiste nimede hulka kuuluvad Jessica Elaine Bowman, Jessica Elaine Thrush, Jessica Elaine Thrash, Jessica Dowdy ja võimalik, et ka Denise. Waltoni maakonna šerifibüroo ütleb samuti, et teda on tuntud kui, tsiteerin, meistri manipulaatorit, kes kolib tihti ringi ja saab sageli inimestelt abi nende kaastunnet ära kasutades. Šerifibüroo sõnul võib Johnson rääkida lugusid rasketest olukordadest, nagu perevägivald või isiklikud raskused, et veenda inimesi talle küüti või raha andma. Või muud abi pakkuma. Šerifibüroo ütleb, et Johnson kasutab ka erinevaid maskeeringuid, näiteks mütse ja prille, ning politsei usub, et ta võib olla isegi oma juukseid lõiganud või värvinud, et oma välimust muuta. Kuid on mõned tunnused, mille õiguskaitseorganid on tuvastanud. Tema pikkuseks kirjeldatakse 5 jalga ja 3 tolli, kaalub 120 naela ja arvatakse, et tal on, ning see on oluline, ruusiline tätoveering oma vasakul käel. Algab pöidla alt ja ulatub nimetissõrme suunas. Tal näib olevat ka tundmatu kujundusega tätoveering paremal pahkluul, samuti suur skorpioni tätoveering, mis ulatub vasakult tuharalt mööda vasakut reit alla. Waltoni maakonna šerifibüroo avaldas ka viimase teadaoleva video Johnsonist, mis pärineb ühest ettevõttest Destiny's Floridas vaid mõned päevad pärast Jason Colharti säilmete avastamist juuni lõpus, kuigi nad usuvad, et tema välimust võidi pärast seda muuta. Räägime ka preemiast, sest praegu on Johnsoni tabamiseni viiva teabe eest saadaval kuni $16,000 preemiat. Emerald Coast Crime Stoppers ja Florida Sheriffide Assotsiatsiooni kurjategijate tabamise abiprogramm pakuvad $11,000. $11,000. Ja siis on veel USA. Marsalite töörühm pakub omaenda preemia reeglite alusel veel $5,000. $5,000. Kokku siis $16,000. $16,000. Waltoni maakonna šerifibüroo ütleb, et igaüks, kellel on teavet Isabel Rose Johnsoni ja tema võimaliku asukoha kohta, võtke nendega ühendust numbril 850 892 8111 või võite jääda anonüümseks, võttes ühendust Emerald Coast Crime Stoppersiga numbril 850 863 tips. Saate vihje esitada aadressil emeraldcoastcrimestoppers.com või kasutada mobiilirakendust B3 tips. Ja me räägime siin kohe ühe õiguskaitseametnikuga, aga ma võin teile öelda, et nad ütlevad, kui te peaksite kohtuma Isabel Rose Johnsoniga, helistage numbrile 911. Meiega räägib nüüd sellest inimjahist lähemalt Florida Waltoni maakonna šerifibüroo peadirektori asetäitja Dustin Cossen. Aitäh, härra, et leidsite aega olla meiega siin Law and Crime'is. Salvestame seda reedel. Mis on selle otsingu viimane seis? Otsingud laienevad jätkuvalt jällegi. Oleme seda laiendanud. Otsingut üle Georgia, Alabama ja loomulikult ka siin kohapeal Floridas. Me panime välja veidi uuendatud video. Siin on mõned pildid ja videod koos uuendatud tätoveeringu infoga Isabel Johnsoni kohta, et kogukond ja üldsus tervikuna, kõik, kes võisid teda näha, saaksid rohkem detaile tema tuvastamiseks ja aitaksid teda Waltoni maakonda tagasi tuua. Ja nagu te teate, inimesed on seda lugu viimastel nädalatel jälginud. Ma tean, et teie osakond on kasutanud väljendit, et teda on peetud tõeliseks manipulaatoriks. Me näeme maskeeringuid, me kuuleme kollasest, tal on. Aga mis puudutab? Ma mõtlen lihtsalt nendele inimestele, kes väidetavalt aitasid tal põgeneda pärast seda, kui ta oli väidetavalt toime pannud selle kohutava mõrva. Kuidas ma arvan, kirjeldaksite te seda manipuleerimist, mis tal näib inimeste üle olevat? Ma arvan, et osa sellest manipuleerimisest tuleneb seltskondadest, kus ta liigub. Teate küll, seal on seotud narkootikumide tarvitamine, seal on seotud ka muud kriminaalsed tegevused ja nii ongi palju erinevaid ringkondi. Ja osa sellest manipuleerimisest seisneb selles, et tal on nii palju inimesi, kellele ta pääseb ligi või kes saavad talle mingisugust tuge pakkuda. Ja siis mida me oleme näinud juba uurimise alguses peale, juuni lõpus, kus tal õnnestus veenda tätoveerimissalongi administraatorit talle Uberit tellima ja selle eest maksma. Ja ta mõtles välja loo, et ta on just sel hetkel perevägivalla ohver. Jällegi, see ei tähenda, et ta poleks kunagi olnud, aga tol hetkel kindlasti mitte. Jällegi, me oleme olnud selle video ajal kohe tema kannul. Ja siit edasi teame, et on olnud veel infot mõnest intervjuust ja tunnistajatelt, kus on väikseid valesid, mida ta kasutab selleks, et jätkata oma tegevust.
Sest ma arvan, et kui ta on selleks hetkeks suutnud jõuda Georgiasse või Alabamasse, kuhu iganes ta ka ei oleks, siis mis oleks sinu nõuanne kellelegi? Näiteks tätoveerimissalongi puhul. Siin on lugu, kus ma ei tea, kas ta on kunagi olnud perevägivalla ohver, aga kindlasti on see väga kaastunnet tekitav lugu, mida kellelegi rääkida. Mitte ainult, ja me räägime kohe kirjeldusest ja võimalikest maskeeringutest, aga just tema käitumise põhjal, mis oleks sinu nõuanne inimestele selles piirkonnas, kus otsingud on laienenud, millele peaks tähelepanu pöörama, mis võiks olla ohumärk, kui suhelda kellegagi, kes võib tema moodi välja näha. Meie jaoks on kõige olulisem teadlikkus. Me jagame seda infot kogukonnale ja laiemale avalikkusele peamiselt selleks, et neil oleks aimu, et keegi võib paluda neil midagi sellist teha. Me hindame alati väga avalikkuse abi, eriti kui aidatakse abivajajaid ja tehakse heategevuslikke annetusi, sellised asjad. Aga me tahame ka, et oleksite teadlikud. Seda kasutatakse tema poolt võimalusena õiguskaitseorganite ees kõrvale hiilida ja rääkida lugusid, et ta on jälle ohvriks langenud või et tal on lihtsalt sõitu vaja või kas ta võib teie telefoni laenata. Sellised väikesed asjad. Jällegi. Pealtnäha kahjutu, aga meie jaoks, kui me püüame kedagi kohtu ette tuua, kellel on kehtiv vahistamismäärus mõrvaasjas, see võimaldab tal jätkuvalt õiguskaitseorganite ees põgeneda ja võib potentsiaalselt viia nad Waltoni maakonna vanglasse. Me otsime aktiivselt täiendavaid isikuid, kes on teda aidanud ja talle abi või toetust pakkunud. See on osa meie kogu uurimisest. Me teame, et ta ei tegutsenud selles olukorras üksi, aga nüüd keskendume peamiselt sellele. Kõik, kes on teda aidanud või on valmis teda aitama ja teeme kõik endast oleneva, et ka nemad vastutusele võtta. Sest väidetavalt praegu 5 inimest aitasid tal põgeneda. Kas te ootate selles asjas veel arreteerimisi? Absoluutselt. Ma ütlen seda lihtsalt nagu kõrvalmärkusena. Meil on need 5 inimest, kellel on esitatud süüdistus õigusemõistmise takistamises või kurjategija abistamises pärast kuritegu. Aga lisaks sellele oleme tema otsimise käigus teinud veel 15–20 täiendavat arreteerimist, mis ei ole otseselt seotud selle juhtumiga, vaid on sihipärane meede, et inimesed teaksid, kui sa kavatsed midagi sellist teha, pead olema valmis. Jällegi, need on vahistamised vahistamismääruste alusel, need on vahistamised narkootikumide omamise ja narkootikumide tarvitamise vahendite eest otse seotud õiguskaitsetegevusega tema leidmiseks. Seega oleme võtnud väga proaktiivse lähenemise ja oleme seda ka rakendanud, et avada ja tegeleda kõigiga, kes temaga mingil moel seotud on. Sest me teame, et keegi teab midagi ja just sinna ongi meie pingutused suunatud. Sest ma märkasin, et tal on ulatuslik kriminaalne taust, sealhulgas varasemad narkosüüdistused. Mida peaksid inimesed teadma tema kokkupuutest õiguskaitseorganitega kuni selle hetkeni? Ma arvan, et see toetab tema võimet jätkata, kas ma alustan uuesti. Osa sellest on tema elustiil. Teate küll, tal ei ole 9–5 tööd. Nii palju, kui me teame, ei ole tal kunagi olnud 9–5 tööd. Tal ei ole kodu. Tal ei ole püsivat kohta, kus ta viibiks. Nii et ta liigub ühes kohast teise koos inimestega, keda ta tunneb või keda ta on varem tundnud ja kellega ta on mingid sidem. Ja kui sa need ringid üksteise peale asetad, siis on kõigi nende inimestega ka omavahelised seosed ja see teebki meie jaoks asja keeruliseks. Meie huvipakkuvate isikute nimekiri kasvab iga päev, sest me teeme rohkem intervjuusid ja alati küsitakse, kas sa oled rääkinud selle ja tollega. Võib-olla nemad teavad midagi. Ja kui see nimekiri aina kasvab, on tõenäoline, et keegi teine on veel seotud. Ja seetõttu me jätkame jälle panustama sinna jõupingutusi ja koguma iga väiksematki pusletükki ja iga väiksematki tõendit, mitte ainult mõrva uurimise jaoks, vaid ka selleks, et teada saada, kus ta on. Milliseid maskeeringuid ta näib kasutavat? No, kui te videos näete, siis esimeses videos, mis oli tehtud tätoveerimissalongis, oli tal juuksed ühel pool üsna lühikeseks lõigatud, mitte päris raseeritud, aga kindlasti lühemaks lõigatud ja peas oli tal nokkmüts. Kui te videot vaatate, siis tema käitumine ja hoiak, ma usun, tema loo põhjal on ta teate küll jälle manipuleerib või räägib lugu, et temast on saanud ohver ja ta põgeneb sisuliselt perevägivalla eest. Sai ka kõik, mis puudutab tema välimuse muutmist. Mütsi kandmine, me usume, et ta võis oma juuksed lühemaks lõigata ja või neid värvida. Seega on võimalik, et ta värvis need kas heledamaks või tumedamaks, sest oleme kuulnud mõlemat versiooni. Seega peame pöörama tähelepanu igale väiksemalegi võimalusele välimust muuta. Ja kui te vaatate lihtsalt ausalt neid pilte, mis me avaldasime, siis ta näeb igal ühel neist erinev välja. Need on nii arreteerimisfotod kui ka mõned sotsiaalmeedia postitused, mida oleme javanud, aga ka mõned videote ekraanipildid. Ta näeb igal pildil erinev välja. Seega ma tõesti tahan, et avalikkus pööraks tähelepanu mõnedele konkreetsetele asjadele, mida ta on teinud või isegi lihtsalt tema käitumisele või sellele, kuidas ta räägib. Ja, mis puudutab seda, kuidas ta räägib, ma mõtlen, et tema nimi on Isabel Rose Johnson. Tal on mitu varjunime. Harley on üks neist. Ja inimesed saavad ise uurida, millised need varjunimed täpselt on.
aga kuidas ta kogus endale nii palju erinevaid nimesid, et need võivad midagi tähendada ja inimesed võivad teda tunda mõne muu nime all, mitte tema päris nime järgi? Ja et olla väga otsekohene ja aus, see on lihtsalt see eluviis. Nii ta ongi elanud, on ühes kohas teise liikunud, erinevate nimedega ringi liikudes saab ta toime panna kuritegusid ja kasutada neid nimesid varjunimedena, et esineda kellegi teisena. Tõenäoliselt esimese uurimisnädala jooksul kutsusime tema nimega Isabel Johnson. Ja siis hakkasid inimesed küsima, kas te räägite Harley'st. Nii et pidime oma jõupingutused suunama sellele, et kutsuda teda Harley'ks, mitte Isabel Johnsoniks. See oli üks esimesi muudatusi, et olla kindel, et kutsume teda nii, nagu inimesed teda tunnevad. Ja siis lisandusid veel Jessica Bowman ja Jessica Dowdy, täiendavad nimed, mille all ta on arreteeritud või mis on kirjas tema varjunimed. Ja me leidsime isegi mõningaid dokumente, vähemalt mõningaid ametlikke pabereid, kus ta on kasutanud neid nimesid dokumentide vormistamise eesmärgil. Nii et tõesti, ma ütlen seda nii, me ei välista midagi selles osas, mida ta võib teha. Meie keskendume sellele, et järgida fakte ja tõendeid, et ta üles leida. Kõik töötavad selle nimel, et mõrvajuhtumi kriminaalasi viia eduka kohtumenetluseni. Kuidas tal õnnestub nii paljud inimesed selleni viia, et nad on valmis oma vabadust ohtu seadma, et teda aidata? Vastavalt õiguskaitseorganite andmetele, et tal õnnestuks sellest mõrvasüüdistusest pääseda. Üldiselt on kõigi intervjuude ja ka mõnede inimestega, kellega oleme kokku puutunud, põhjal kujunenud arusaam, kui oled seotud narkootikumide tarvitamisega, kui oled seotud kuritegeliku tegevusega, on nii palju erinevaid võimalusi. Taaskord suhted, romantilised, seksuaalsed suhted, mida iganes, et sa saad kedagi panna tegema midagi, mida sa tahad, et nad teeksid. Ja see on meie jaoks kahjuks nii. Meil on reeglid, millest peame kinni pidama, tema ei pea neist kinni. Nii et ta saab kasutada ebaseaduslikke vahendeid, et meid edasi vältida. Ja kui iga inimene lõpuks teda aitab või talle mingit tuge pakub, siis oleme meie seal, et nad üles leida, jätkata oma uurimist ja tegeleda nende inimeste ja toimingutega ükshaaval. Ja tead, 12 osariiki peale Florida, kus arvatakse, et ta võib praegu olla. Ja jällegi, see võib laieneda ka sellest piirkonnast kaugemale, aga Georgia ja Alabama, lisaks sellele, et need on sõidu kaugusel Waltoni maakonnast, mis seob teda nende osariikidega, mis teeb need teie jaoks huvipakkuvaks. Jah, nii et Põhja-Alabama oli minu teada tema eelmine elukoht. Elas mõnda aega minu teada Huntsville'i piirkonnas. Me oleme töötanud kõigi nende kohtadega, millega tal on mingi seos, mida me suudame dokumentaalselt tõestada. Olgu selleks siis varasem arreteerimine või mingid dokumendid, mille oleme leidnud. Oleme teinud koostööd nende kohalike õiguskaitseorganitega, et kontrollida tema pereliikmete aadresse ja aadresse, kus ta on teadaolevalt sageli käinud. Georgia juurde tulles siis ta arreteeriti seal juuni alguses. Me usume, et see oli umbes sellel ajal, kui mõrv võis aset leida ja ta arreteeriti seal Georgias. Niipea, kui me selle avastasime ja tuvastasime ta peamise kahtlusalusena, saatsime uurijad sinna, et küsitleda inimesi, kellega ta seal suhtles. See on tõesti hulk seoseid, mis põhinevad sellel, mida me tema kohta teame. Ja see nimekiri on pikk. Ja seega me oleme taas, see lisab olukorrale keerukust, kuid pole kahtlustki, et iga väiksem infokild, mida me saame, olgu see vihje või mõni fakt, mis meil olemas on, me uurime selle põhjal edasi ja kasutame seda nii hästi, kui suudame. Ja teie agentuur on olnud sotsiaalmeedias väga aktiivne, jagades pilte, jagades uusi videoid, infot, mis on välja tulnud, aga teatud mõttes otse temaga rääkides, teades, et ta võib-olla loeb neid postitusi. Ma mõtlen, kui ta praegu seda vaatab, siis mis on teie sõnum Isabel Johnsonile? Lihtsalt öeldes, me leiame su üles. Tead, selles pole kahtluski. Meie uurimisosakond on selle kallal lakkamatult töötanud ja nii me leiamegi su üles. See mõrvasüüdistuse vaistamismäärus ei kao kuhugi. Ja mida me jätkuvalt teeme on see, et paneme vangi kõik need, kes sind aitavad. Ja lõpuks näeme sind tagasi Waltoni maakonnas, kui sa oled sealt väljas, aga kindlasti näeme sind mingil hetkel Waltoni maakonna vanglas. See ei ole ülbus ega upsakus. See on lihtsalt tõsiasi, et me saame su kätte. Ja kui keegi märkab tema tätoveeringut, kui keegi on sel hetkel, kus iganes nad ka poleks, ja nad on neid lugusid näinud ning saavad aru, et nad räägivad tõenäoliselt Isabel Rose Johnsoniga, mida peaks inimene tegema, kui ta teda näeb või temaga kokku puutub? Kõige lihtsam on helistada numbrile 911 või võtta ühendust kohaliku politseiga. Kui sa teda näed, ära kõhkle helistamast. Kui näed kedagi, keda arvad olevat tema, võtta ühendust kohalike võimudega. Me oleme ise pöördunud tõenäoliselt 10, 15, 20 erineva asutuse poole ennetavalt. See ei hõlma vihjeid, mida oleme saanud väljaspool meie piirkonda. Me võtame ühendust nende asutustega ja anname neile mitte ainult avalikult jagatud teavet, vaid ka uurimise käigus saadud teavet, et anda neile infot, et ta võib olla selles piirkonnas, hoidke silm peal, võtke ühendust inimestega, kellega ta on seotud. Kui te teda näete, helistage numbrile 911. On välja pandud kuni $16,000 suurune preemia
igasuguse info eest, mis viib tema tabamise ja vahistamise. See võib olla väike osa preemiast või väike osa infost, mis lõpuks viib tema vahistamiseni ja tagasitoomisele Waltoni maakonda. Ja nagu see on viimase nädala jooksul muutunud, tundub, et sellest on saanud rohkem üleriigiline uudis. Kui palju vihjeid olete saanud inimeste kohta, kes on väidetavalt näinud Isabel Johnsonit? Vähemalt 4-5 vihjet iga päev, mis tulevad väljaspoolt meie kohalikku piirkonda. Esimesel nädalal pärast kõike, kui me tõesti hakkasime keskenduma uurimise välistele asjadele, sest uurimine, eriti kui tegemist on mõrvajuhtumiga ja eriti kui on leitud surnukeha madalast hauast, ei ole lihtsalt ühe päeva asi. See on pikaajaline uurimine ja see pikaajaline töö algab kohe alguses, kui nädal aega tehakse uuesti ülekuulamisi ja dokumenteeritakse tõendeid. Ja kui me suunasime oma jõupingutused sellele, et peame tõesti keskenduma ja suunama oma tegevuse tema leidmisele, me saime 3-4 vihjet tunnis, eriti kui suhtlesime avalikkusega, taas sihipäraselt kontrollides inimesi, kellega ta on teadaolevalt suhelnud, mis lõpuks viis mõne neist vahistamisteni. Nii et vihjetest on tõesti kasu. Kuna meil tuleb järjest rohkem juhtumeid, peame nendele ressurssi pühendama, aga eelmisel nädalal oli meil üks selline vihje, kuhu panime kõik oma ressursid, kuid sellest ei tulnud midagi välja. Aga nüüd saame öelda, et see polnud tema, saime selle nimekirjast maha tõmmata ja liikuda järgmise juurde. Ma ei saa piisavalt kiita meie uurijaid ja taas ka agentuuri, kõiki õiguskaitse, luure ja side inimesi, kes töötavad selle nimel ühiselt, et ta tagasi tuua, leida ta üles ja tuua ta siia Waltoni maakonda tagasi. Waltoni maakonna šerifibüroo peaasetäitja Dustin Cossen, aitäh teie aja eest. Ma tean, et teie agentuuril on praegu väga kiire aeg ja soovin teile selle otsinguga palju edu. Loodetavasti toimub peagi ka vahistamine. Jah, härra, suur tänu teile. Sellega on saade On the Case, mida esitleb Law and Crime läbi. Tellige meid YouTube'is ja Spotify's. Samuti edastame otseülekandeid Peacockis. Mina olen Chris Stewart. Kohtun teiega järgmisel korral.